mingisugune drive on seal tõenäoliselt teistmoodi või see, kuidas, tihti on seal küsimus ka see, et kuidas me nii-öelda seda enda elu või asju vaatame, mis tähendust me nendele asjadele anname. Ma võin tuua võib-olla seda pidi mõtte sisse, et kui me oleme kogenud, võib-olla keeruline teema, mida sisse tuua, aga kui on olnud peresid, kes ei saa last ja siis nad üks hetk saavad selle lapse, siis see, kuidas nad seda last hoiavad, on täiesti teistsugune. Sest et seal on enne olnud hästi suur raskus. Ja kui sa midagi siis kätte saad, mida sa nii väga tahtnud oled, siis ega sa sealt seda excitementi nagu väga nagu käest ära ei lase. Et see võib-olla mingites situatsioonides võib mängida välja see excitementi püsimine nagu selliselt, aga ma ütleks, et pigem elu on ikkagi nagu tõusud ja mõnad ja emotsioonide mõttes ka, et kui me ikkagi kogu aeg ainult nii-öelda tipus drive'ime, siis kuskilt me ikkagi ennast läbi küpsetame, et me vajame tegelikult ka seda emotsiooni pealt mahatulekut ja seda puhkust, seda melutamist, et see äge, kui see emotsioon on ja selle pealt inimene toimib, aga sealt on vaja maha tulla, et me ikkagi biokeemiliselt vajame seda puhkust ja rahu ka.